Väntasin 50 minutit mööda katkematult tõusvaid mägiteid aina üles ning veeresin harjale jõudes 5 minutiga alla Šafrilla nimelisse külla. Sõbralik baaridaam laenas rattapumpa, müüs 3 euro eest 2 šokolaadi ja 1 õlle ning andis taldriku täie soolatud maapähkleid kõrvale. Rattasõidud on samamoodi nagu joomisega. Mees peab oma piiri teadma. Muidu võid kogemata vähem sõita. Maapähklid olid oma koores ning üleni soolakihiga kaetud lõin hambad sisse, sest ka soolast tekib matkal puudus. Küllap siinkandis süüakse siis nii. Paar pappi ettekandja naeratas, lähenes mu lauale, murdis demonstratiivselt maapähkli koore katki ja sõnas. Tõenäoliselt midagi sellist hispaania keeles, neid süüakse ilma kooreta. Mu elu esimene rattamatk oli kestnud alles tunni ja juba olin Eestile taas häbi teinud. Gurmaanidele võin aga kinnitada, et maapähklikoored on küll maitsetud, eriti kui nad soolatud pole, aga täiesti söödavad ja seedimisele ka midagi halba ei tee. Kui joonistada Hispaanias keskosast kirde suunas maa-ala, mis hõlmab endas 3 mäestikku, Montes Universales, Sierra de Javalambre ja Sierra de Kudari tekib piirkond, mida võib kutsuda hüljatud mägedeks. Mõtteline piirkond laiub 5 erineva autonoomse territooriumi aladel ja hõlmab 10 provintsi ning 1311 omavalitsust. Seotud autonoomsete piirkondade keskmine elanike arv on 27-28 inimest ruutkilomeetrile, kuid 10 provintsi moodustavad 2 Belgia suuruse ala, kus elab vaid 7 inimest ruutkilomeetril. Selle südamik Sierra de Albarracín, Serrania de Cuenca, Alto Tajo on sama suur kui liita kokku Saaremaa ja Hiiumaa ning siin elab vaid 1 inimene ruutkilomeetri kohta. Saamimaa keskmine on 2, Šoti Mägismaal 9, Saare Hiiumaal 10. On mõned väga kirkad pärlid, näiteks enamasti 10 kaunima küla hulka hääletatav Albarracín või Hispaania imeliste külade nimestikku kuuluv Orihuela del Tremedal, Molina de Aragon ja Beteta. Imeliste külade võrgustikus on Hispaanias kokku 150 liiget. Samuti UNESCO maailmapärandit hoidvad Cuenca, Teruel ja Saragossa. Enamus asulaid on aga väga lihtsad, nende kõrval on Jõgeva teatrikultuuri epitsenter, Põlva tärkav tööjõukants ning Setomaal puuduvad alkoholiprobleemid. Kuigi ma ei tea, mida nad täpselt mulle ütlevad, tunduvad kohalikud ka umbkeelse turisti suunal sõbralikud ja kannatlikud. Maastikurattal mööda karjuste radu, vanu metsateid ja külast külla viivaid kruusateid vändates kohtan 4 päeva jooksul veel 1 rattamatkajat, 2 karjust, 3 jahimeest ja mõnda mööduvat töömehe kaubikut. Külades sees siiski veel 4 ratturit ning ka kohalikke toredaid vanainimesi. Siesta ajal mõnda külakõrtsi lõunapausile minnes viin sisenedes, vaatamata oma kõrgele eale. Joogikoha keskmise 2 aasta võrra nooremaks. Lõuna ajal istuvad külaelanikud paar tundi mõne õlle või valge veiniga ning arutatakse külaelu muresid ja rõõme. Rohkem ikka rõõme, sest see on neil loomuses, kuigi põhjust muresid arutada oleks ka. Vahemere kultuuriruum on ennekõike tuginenud perekondlikule sotsiaalsele võrgustikule, see tähendab tööjõulised lapsed aitavad oma vanemaid. Kui noored on aga linnadesse tööle läinud, on vanematel siin üksi raske, sest välitööd ei pruugi konti mööda enam olla. Serrania Celtiberica, hüljatud mägede levinum nimi, nimetas Hispaania lapimaaks Julio Lamasares oma regiooni muresid lahkavas teoses. Lisaks sellele, et elanike tihedus on napp, on siin ka noori poole vähem ja üle 65-aastaseid 2 korda rohkem kui näiteks Lapimaal, Saamimaal. Vananeva Euroopa ekstreemne näide, mille kohta on hinnatud, et järgneva 10 aasta jooksul lakkab veel säilinud põllumajandus ja toidusektor siin toimimast. Rattaga liikudes näeb päeva jooksul palju rohkem kui jalgsi, samas oled tunnetuslikult rohkem kohal kui autoga vurades. Kuuled rehvide veeremist kruusal, jõevulinat, lehmade ja lammaste karjakellasid, linnulaulu, hobuste hirnatusi, vilistavat tuult ning siis mitte midagi.
Vaikuse säilitamise ja selle väärtuslikkuse teadlikkuse edendamisele pühendunud rahvusvaheline MTÜ, kui et Parks International on siinsetele rattaradadele andnud oma vaikuse sertifikaadi. See ei ole ankeedi täitmise ja sorava taotluse alusel antav sertifikaat, vaid MTÜ paigaldab oma mõõteseadmed taotleja territooriumule ning teostab vaikuse mõõtmist. Eestist tulejale on see tühjus ja vaikus meeldiv, kuid mitte elu muutev kogemus, aga lugedes suurlinlastest külalisratturite emotsioone tuuakse seda koos vahelduva maastiku iluga sagedasti esile. Roheliste tammikute või männikute ja kollaste rohumaade vahel looklevad punased savised kivised teed, mahajäetud taluhooned, Alto Tajo rahvuspargile iseloomulikud kanjonid, jõeorud, kuristikud ja rahnud ning Mudejari arhitektuuripärandiga rikastatud keskaegsed külad ja kloostrid sunnivad tegema sagedasi pildistamispause. Pildistamispausid on ka looduse viis päästa üks lamedama rattur endale mägedes liiga tegemisest. Lisaks kilomeetristele ja lühematele jääb iga päev rajale 2 või 3 kuni tund 15 kestvat tõusulõiku, kus ratas veereb 6-9 kilomeetrit tunnis, sõltuvalt tõusunurgast. Jõudes Alto Tajo rahvuspargis ühe sellise tõusu tippu, kogunevad mu pea kohale raisakotkad tiirutama. Nii, tere tulemast rahvusparki. Ma saan aru, et kaeluskotkad hindavad minu füüsilist vormi. Siin ja seal kohtab nii neid kui teisi röövlinde veel. Üle tee lipsavad rebased, küülikud, hiired ning hirv. Metskits ja sigu peaks siin samuti elama, nii metsas nähtud jälgede kui restorani menüüde põhjal. Tugevad ja tahtejõulised väntavad siin koos telgi ja muud matkavarustusega. Nõrgemad leiavad söömis- ja ööbimise võimaluse külades. Tühjenevas külas on keeruline söögikohta pidada, isegi kui asud Vahemere väljas söömise kultuuriruumis. Ühe küla viimane vapper söökla hoiab end avatuna maantee vahetus läheduses koos tankla ja motelli. Siia kogunevad õhtul nii juhuslikud möödasõitjad, professionaalsed maanteehundid, külarahvas kui turist. Turist ainsuses, sest kuigi siit vaid 10-minutilisi sõidu kaugusel asub üks huvipakkuv kaitseala, siis ilma erialase huvita inimestel pole siin palju leida. Inglise keelt ei räägi keegi hotellipidaja, looduskiid, poodnik, restorani ega tanklatöötajad. Ilmekad silmad, animeeritud käed-jalad ning keeleäpp teevad reisimise jõukohaseks aga ka inimesele, kelle lingvistiline areng on seisma jäänud una cerveza por favor juures. Aktiivse eluviisi kõige olulisemad osad: puhkamine ja toitumine. Näiteks 2 euro eest saab niimoodi toituda. Restorani menüüks on A5-le trükitud päevapakkumine, kus saab 20 roa seast endale valida näiteks väga hea kaspakho, üllatavalt hea piiksteegi friikatega ning vaikimisi tuuakse lauda tomati, sibula, möksi, oliive ning pooleks lõigatud ja röstitud saiapäts. Eristun seltskonnast esiteks kasvult, teiseks oma inglise keelega ning kolmandaks, et tellin õhtusöögi kõrvale odrast, mitte viinamarjadest pruulitut. Korralik Hispaania töömees ja neid istub üksinda erinevate laudade taga 10, võtab õhtusöögiks ikka pudeli vino tintot, vaatab uudiseid ja jalgpalli ning sööb. Need, kes on tulnud seltskonnaga, täidavad jutuvadaga nii restorani kui kõrval asuva tankla müügisaali. Enamus tellivad ka kohvi ja magustoidu. Mul ühel õhtul mahub, teisel mitte. Hind sellest ei muutu, päevapakkumine sisaldab ka seda pudelit veini või õlut, esimest ja teist käiku ning desserti kohviga. Hind on alati sama, sõltumata mida tellid 15.50. Siin inimkõrbes ei saa kõrgemat hinda, restoranis küsida hääbuval külarahval pole raha, et rohkem maksta. Geograafid ja rahvastikuteadlased kipuvad pidama kõike, kus on vähem inimesi kui 10 ruutkilomeetri kohta rahvastikukõrbeks. Rahvastikukõrbed tekivad peamiselt 4 põhjusel. Ekstreemsed ilmastikutingimused, nagu näiteks kõrbes, või Arktikas jõuline taimestik, nagu džonglis teravad mäed, inimesed eelistavad tasapinnalis elu eraldatust teistest asumitest, kui sinna on raske saada, siis suurt kogukonda ei teki. Madridist 2 tunni kaugusel Hispaania populaarsete randade suunas võib olla raske ette kujutada pindalalt Eestist suurema inimkõrbe olemasolu. Eriti arvestades meeldivat kliimat, kaunist loodust ja ajaloolist olulisust.
Inimkõrbed on tekkinud näiteks ka Prantsusmaa-Itaalia piiril asuvates Alpides, niinimetatud suusakuurortite ala Korsikal, Horvaatia sisemaal Bosnia piiri ääres ja Donau deltas. Seal on see looduslike põhjuste tõttu seletatav ning seotud maa-ala oluliselt väiksem. Hüljatud mägede näitel on Pilar Burillo toonud käsitlusse termini demotanasia ehk rahvastiku aeglane ja vaikne hääbumine poliitiliste otsuste tõttu ning eestvedajad võitlevad selle nimel, et demotanasia protsessi aeglustada, peatada või tagasi pöörata S.H. luua paremad tingimused siinse UNESCO maailmapärandi säilitamiseks. Lisaks eelpool mainitud arhitektuuripäranditele sai ka siinne pärandkultuur UNESCO ootenimekirja, kuid kohalik omavalitsus võttis kandidatuuri teadmata põhjustel tagasi ning 10 aastat hiljem võttis vastu õigusakti, mis kohustas uuesti kandideerima, kuid lubaduseks see vaid jäigi. UNESCO nimekirja kandideerimise lõpetamine võis muserdada meeleolu ning vähendada kiratseva turismisektori entusiasmi, kuid pole kindlasti piirkonna olulisem mure. Kliimamuutustest tulenev metsatulekahjude aplus ja mulla erosioon teeb siinset elu raskemaks. Samuti suurfarmidele intensiivseks viljeluseks raskesti sobivad pinnasevormid. Ei tundu, et ta on lihtsalt nagu maapind ära roogitud. Minust on ikka mingi põllumajandus tehtud, kuigi praegu on ohakad. Aga no ei ole vähegi. Mitu atra siia on ära murtud. Kehvad sidevõimalused väljaspool külasid levi pole ja keeruline ligipääs muudavad väiketootjate põllusaaduste transpordi lõpptarbijani aeglaseks ja kalliks. Raudteel pole teostatud hooldustoppimist ning seetõttu rongiga igasse linna enam ei saa ning kiiruseid tuleb vähendada. Vaatamata vastu võetud laialdase kasutusega miljardilisele abiprogrammile pole poliitilised jõud suutnud täita tingimusi selle kasutuselevõtuks. Pesu vanalinnas kuivab, nii kaua on tegemist toreda linnaga. Tõmbekeskusteks kujunenud külad ja kogukonnad on selle hüljatuse juures kontrastselt võrratud. Neis on elupagarid, lihunikud, väikepoed, käsitöömeistrid, kõikvõimalikud remonditöökojad ja põllumajandusega seotud teenused, restoranid, mõned sandarmid, apteekrid, kool ja lasteaed, kirik, paar väiksemat hotelli ja külaliskortereid. See on Hispaania rahvuse eepose tegevuspaik. Poem Kidist on 11. sajandi reality show ehk ajalooliselt sündmustel tuginev eepos. Rüütel kangelase Rodrigo Diaz de Vivari, keda kutsutakse Kidiks, võitlusest Kastiilia kuningriigi nimel moslemitest Al-Andalusi kuuluvate taifa piirkondadega. Fiditee, mis eesti keeles kõlab naljakalt sarnaselt Siiditeega, on sama eepose alusel loodud reisirada. Eesti analoogidest torkas esimesena pähe romantiline rannatee, millega mu valitud rattatee mitmel korral ristuvad või ühtivad. Metsast välja või mägedest alla tulles satud ikka samadele radadele, mida vapper kangelane aasta 1000 tagasi kasutas, et külast külla liikuda. Kes soovib astuda välja vaesusest ja leida rikkust, tulge innukalt edasisõitu ootava Kidi juurde, piirakem Valenciat ja ristiusustagem see. Kõik, kes soovivad minuga piirama tulla, ootan teid 3 päeva Kella kanali ääres. Läbi Hispaania kulgev 1500 kilomeetri pikkune Kidi tee kulmineerub, nagu ka eepos, Valencia vallutamise ja kaitsmisega 8 aastaks, enne kui Almoravidi dünastia selle tagasi vallutas. Hämmastavalt raske on, kui oled mingisuguse, ma ei tea, 3,5 tundi äkki vändanud, teed mingist külast peatuse, jood ära ühe klaasitäie seda jooki, mida teravides tehakse, sööd ühe võileiva, kohvi ja siis peab uuesti sadulasse istuma. Kuidagi ei teki sellist tunnet, et hirmsasti tahaks veel vändata. Muuki valvab nüüd paari jaamas, või seal on keegi on ka sees. Issand jumal. Mina pean nüüd siit siis sõitma üles.
Zoomime sisse. Vaat selline rada. Eks ma sealt alt selle tee pealt tulin. Paha vaadata küll, kui kõrgle pidi ronima. Kõnevõime tuli tagasi. Ratas on uus 10 aastat vene. Sel ajal toodeti veel siukse rattaid, kus oli 3 eestkäiku. 3 erineva suurusega hammasratast ees. Ja selle 10 aasta jooksul kõige väiksem ja kõige kergem käik oli poeuus. Eestis ei ole selliseid tõuse kohanud. Või ei ole vähemalt sattunud selliste, kus ta vaja oleks. Aga nüüd siin Hispaanias on see väike hammasratas sama kulumisastme saavutanud nagu teised viimase 9 aasta jooksul. Jalgrattamuuseum ehk muuseum, kuhu saab jalgrattaga sõita teoseid vaatama. Tervist, aednikud! Kas Alto Tajo rahvuspark on puhtaks niidetud? Nad vist ei oska eesti keelt, mina ei oska hispaania keelt. Nii, targa pardakompuutri andmetel on jäänud veel 120 meetrit selle tõusu lõppu. Tundub, et on praegu siuke nurk juba, et suudan filmida ja sõita samal ajal. Kokku oli 10 kilomeetrine tõus, 500 meetrit tuli kõrgemale saada. Sportlastele tõenäoliselt siuksed asjad meeldivad. Mulle sellise matka selline, otseselt niimoodi ei unistanud. Aga eks iga asi saab lõpuks läbi. Ma arvan, et see tark kompuuter varsti ütleb ka kaua aega võtsi. Hommikul oli esimene tõus oli tund ja 5 minutit. See oli veits lühem, ta oli vist 6 kilomeetrit. Varsti saame teada, kaua selle 10-sega läks. Nii, 7, 4, 2, 0. Climb complete. Jälle 1.06. Tundub, et olen peale lõunaks tunduvalt paremasse vormis hommikul. Sest tuleme nüüd sellest, et hommikul oli väga kivine rada. Ta ei olnudki ise järsem, aga ta oli hästi nagu kivine, et oli keeruline. Vahepeal pidi isegi ratast käe kõrvalt arutama. Ja, sportlastele sellised asjad meeldivad. Mina ei ole sportlane, ma ei ole sellepärast sportlane, et mul esiteks puudub eesmärk. Ma käin õues siis, kui ilus ilm on ja tuju ka on. Teiseks on see, et on telefoni paika, on lihtsam rääkida, ma olen kogu aeg hoidnud. Teine oluline tunnus on see, et oli spordikell. Kuidas sa saad olla sportlane, kui oli spordikell? Ja kolmas oluline tunnus on see, et ma ei söö neid keele, vaid mina käin hommikul pagariprooval külas ja võtan endale sealt saiakesi. Premeerida ennast.